Nii, kui sa mõtled, miks mul see frisbee praegu käes on, siis seda saad teada sellest videost, mis sa nüüd vaatama hakkad. Selles videos näed sa mingeid hetki minu Edekelli Karujärve amatööride karikaetapi ringist, kus siis Raimo võtab natukene pulkadeks lahti, mis vigu ma tegin näiteks tiialal või lähenemisvisetel. Me katsusime keskenduda nagu avavisetele, aga tegelikult oli päris palju ka lähenemistel ja muudes kohtades Raimol tarka öelda. Nii et selline video ootab teid täna ja muuhulgas saan teada, miks tuleb ka frisbeega natukene harjutada. Mootor käib. Üks film oli niisugune. See on pikem minust või? Ei, ma lihtsalt püüan olla lihtsalt pikem. Teistmoodi kuidagi. Tere, Raimo! Tere, Indrek! Ma olen tagasi. Oled tagasi, jah? Ma jõudsin Karujärvelt tagasi ja ma mõtlesin, et ma näitan sulle ka, kuidas see ring läks nagu avaring. No, vaatame siis, jah. Mis sul siin on huvitavat? Raja nimi oli, ma ütlen kohe ette ära, Isa Karu. Et Isa Karu tundus üsna näljane nagu. Vaadates tulemusi terve võistluse omasid, siis tundub jah, et ta sõi ikka enamikku ära teist. Jah, seal oli mehi, kes neist ei jäänudki palju järgi. Räägi, mis sul mõttes oli, mida viskasid ehk et mida gameplan ette nägi ja siis kuidas see siis parajasti välja kukkus. Et esimene korv oli selline par 4, 150 meetrit peaaegu ja põhimõtteliselt mööda teed. Ja mu ülesanne oli visata siis selle korvi siis nii-öelda lihtsamale tiialale vähemalt sinna juurde. Ehk siis visata vähemalt, seal oli vist mingi 60-70 meetrit edasi. Ja võtsin keskmaketta, kore ja oli isegi vastu tuult, ikkagi viskasin kore. Ja siis natuke kaldus sinna paremale, aga tiialaga kohakuti. Okei. No jaa, kui sa räägid, et oli vastu tuul ka, siis sinu visketehnika puhul kore ilmselt trastaks on võib-olla mõistlikum võtta. Okei. No, siis ma vaatan nagu näha, et ta tegelikult läheb üsna pikalt ilusti otse ja siis nagu äkki hakkab üle minema. Jah, see tuul nagu tuli seal, selles kohas. Just. Ehk et trast oleks nagu selle ilmselt vastu pidanud. Jah. Aga siis tuli läheneda ja sellise nurga alt, et siis sealt ma proovisin eest käega minna. Ja millega? Ja see on kreis ja väga lai joon oli. Distants oli umbes. Nipa-napa ja ma jõudsin mingisuguse 20 pluss meetri peale, aga seal ees jäi täpselt väike männipoiss. Nii et sealt edasi siis lähenesin, tegelikult jõudsin okei kohta, aga ma ei pannud putti närvist ära. Ja see on selline esimese raja närv, et ikka juhtub. Ehk siis siin, jah. Nii, siis teine korv on nagu tõsiselt juba raskem par 4, 190 meetrit, kulgeb nagu mööda ühte nagu sükest pool kruusateed, kerge kaarega kogu aeg ja ega väga teelt kusagil eksida ei tohtinud. Ja seal oli sarnane plaan, et distantsi väga ei tahtnudki visata, et tahtsin, et jääks tee peale ja siis teise viske, et saaks juba sinna Mando ette kuskile niimoodi, et ei jääks väga halb nurk. Siin ma veel valin kas trast või kore, ma ei tea, miks ma esimesel tiialal seda valikut ei mõelnud. See vise ikka. Puus läheb eest ära ja käsi ei tule kunagi järgele. Kas sa tahtsid viske kohta veel midagi välja tuua või? Vaat nüüd peaks olema küüa oluliselt rohkem eespool. Juba ammu läinud. Ehk et juba on sul käsi nagu maha jäänud kogu sellest asjast. Ja siis teist viset, kuna ma ei tea täpselt, mis asi see tagantki üle minev vise on teadlikult, siis ma võtsin lahjema kreisi. Läks väga kõrgeks. Siit ei hästi näha, aga mahtus nagu teele ära siiski. Nüüd vaata, kuhu su keha vaatab ja vaata, kus su käsi on. Saad mõttest aru, ta pidigi sul minema sinna, sellepärast, et su käsi läks ka sinna. Käsi oleks pidanud minema kehaga kaasa, sinna nagu otse suunda. Sul see eelmine vise oli sul põhimõtteliselt samasugune, su keha oli siin, aga käsi oli seal. Siis see vise lähebki sinna, et eestkäe puhul sa tegelikult tead seda, et sa pead vaatama ja viske suunas tegema selle viske niimoodi ära. Siin oli mingi auk.
Üks see Saaremaa ja auke täis, jah? Ma mäletan, kui sa käisid Järtal, ütlesid Indrekule siia märgi see auk ära, siis Saaremaal oleks keegi jäänudki märgima. Seal on ikka vana sõjaväe osa, nii välja pole. Positiivselt ka midagi? See nüüd tundus kõige rajum korv üldse. Et see on selline par 200 meetrit, aga siis ongi nagu 2 sellist saart. Ja avaviskega, kui eksid, siis on tavaline OB ja edasi mängid hasardipõhiselt. Kui sa viskad tagant kätte, et ta feidib OB-sse. Ja kui eest kätt, siis sa võid siia suurtöö osasse maandada. Nii et mingi 40-50 meetri pealt see on juba OB vasakult. Aga see IFIM tegelikult oleks olnud tagant käsi või? Arvestades tuult ja seda, et see seal paremal kohe oli OB või kuidas tundus? Teine ring ma viskasin tagant kätt ja siis läks ilusti, jäi seifi. Võt. Ja see oli nii närvidest söödud vise, et ketas ei lennanudki, et natukene maad lendas. Ja siis ikka see tuul viskas seda ketast sinna vasakule. Ja too hetk ma arvasin, et ma olen OB, aga ikkagi sain meetriga seifi. Proovisin mingit pool runni anda, aga see oli ümber puu ja ketas läks väga kõrgele vastu tuulega. See tuli ära. Ja nüüd oli normaalne jälle. Tagantjärgi pärast liigutus oli normaalne. See tühi liigutus oli okei. Aga viskaliigutus oli hoopis teistmoodi. Vaata ise nüüd, kus küünanurk läheb ilusti, nagu eespoolt ründab enne. Aga viska nii ei tee mingi põhjusel. Ketas muudab midagi minu kehas. Pidin sellise stanssi võtma, millega üldse ei meeldi läheneda. Ja tegin täitsa kaerajaanisid. Nüüd näed. Plaan oli hästi hea, et viskan 4 putile alla. Lihtsalt pomm kukkus kuskile sinna. Kõigepealt jalgade asend ei ole sul vähem, mul tundub vähemalt, et ei ole nagu liiga otsa korvi peale. Ehk et selle varvas ja selle kand on ta on nagu pigem nagu tunnebki, et ta on natuke nihkes ja siis hakkad seda nagu üle forsseerima juba ise teadlikult. Et võib-olla kui sa oleksid võtnud kohe oma suuna siia kohta niimoodi teadlikult ka keha asendiga natukene seda paremat jalga siis viinud natuke ettepoole veel. Ja siis tema nagu rahulikult, siis võib-olla poleks nii üle olnud, sest hakkad nagu reaalselt nagu tegema mingit kringlit endale. Täpselt. Kõlab väga seda moodi nagu oli. Aga ma mäletan, ma kartsin parema jalaga jalaviga teha. Aga selles mõttes on see, et pane ennast paika ja alati küsi üle. Näiteks kui sulle tundub, et ei tea täpselt pane ennast paika, siis küsi oma puulikaaslastelt, kas nii on okei. No okei. Sa ei pea nagu ise selle peale väga mõtlema, nad siis kohe ütlevad sulle. Mida teha, kui selle 6 korvi parri ära mängid? See on nii keeruline. Ja lihtne on öelda, et tee restart on. Aga seda nagu reaalselt teha on päris raske. Tegelikult peaks nagu mõtlema nii, et okei, me hakkame nüüd siit rajavalt oma ringi täiesti uuesti pihta. Võistlusringi esimene korru uuesti, hakkan siit mängima uuesti. Nüüd see rada on see asi ja see kõik ülejäänud peaks nagu ära unustama, aga seda on lihtne öelda, aga reaalsuses seda nagu teha, see on raske. Aga Raimo oli mulle eelmine päev öelnud, et mängib ise viskehaval. Nii et ma tegelikult ei olnud väga küpse emotsioonide mõttes. Ma lihtsalt mõtlesin, et parri polegi veel saanud. Mis see oli nüüd? Miks sa nüüd ei jumpinud? Muidu sa igat asja jumpisid, aga nüüd sa ei jumpinud. Milles see oli? Ma ei tea. Okay. See oli lihtsalt läbi mõtlemata. Siis ma viskasin koha pealt kuskilt, kus jalal ei ole kindlat pindelt. Tahtsin minna palju paremalt poolt, aga läks hoopis vasakule poole. Sest et siin on nagu mõnusam korvile minna, aga siin jäävad igast väiksed puud. Pigem su jalgade asend näitas ka täpselt sinna, kuhu sa viskasid. Jälle. Aine, kui sa ise praegu vaatad, mis tegelikult on. On küll, jah.
Frontline'i viimane korv, par 5, 296, alguses jälle siuke võrdlemisi siuke koridor puude vahel. Kolmas vise, mis on natuke nagu sarnase avaviskega, aga veel nagu pikemaks kõik venitatud. Eesmärk oli lihtsalt tabada koridori ja saada välja, sest et siin oli siuke laiem nagu maandumisala, landing spot. Nüüd said peaaegu pihta, ei saanud ikka? Peaaegu, aga tuli läbi. Ehk et need hilised väravad on selline asi, et kui tunne nagu väga hea ei ole, siis pigem tõmba kiirust alla ketta mõistes. Tabada siis seda nii-öelda vajalikku käppi ja siis mängida edasi rahulikult. Ja korvini oli tegelikult ainult mingi alla 20 meetri, nii et ma pidin lihtsalt harbiga tabama ühte väikest käppi. Ja tuli päeva esimene parr. See putt oli, sa ei tea, kui hirmus tunne oli. 4 meetrit. Noh, mis siis Frontline'iga? Tegelikult ju lahendus on lihtne. Plats ja veel kord plats. Selge. Saada neid sirgete visete kindlust kätte endal ja selle käe ja keha koostöö oma vahel toimima. Võib-olla peaksid proovima neid suuri frisbeesid. Okei. Need tegelikkuses on ka nii, kui sa liiga kõvasti ja liiga valesti tõmbad, siis nad igatahes sul ei lenda. Võib-olla seda touchi viset annab natuke niimoodi korrigeerida. Seal on see käsi ja ranne peavad nagu nii hästi connectima oma vahel, et see asi üldse nagu minema hakkaks. Nii kui sa teed oma keha asja teed, siis ta enam ei lenda põhimõtteliselt. Okei. Ja ega siin ei olegi putreitega pigem peaks harjutama. Putreid ja sirged keskmaad. Ja miks just neid? Sest et need näitavad sul kohe selle viskepea kätte. Kui sa nüüd näed oma kore visket, siis praegu ise vaatad, siis kohe tuleb välja, et need käe liigutuse jõud, mis peaks sinna kettasse ka minema, on nagu nii hiline, et sellepärast juhtuvad ka need igasugused valed relissid. Okei. No. Käib või? Jep. Käib või? Aga selle video... Vaata, las käib. Kõik.